Me siis Kätliniga vaatasime läbi, mis ta on kirja pannud. Mulle Kätlini ärimudel praegusel hetkel täiesti meeldib. Siin ei ole väga suuri möödalaskmisi ja eesmärk on paigas. Ehk mina ütleks niimoodi ja täpsustaks, et proovime siis müüa ära 100 toodet, mitte 100 päevaga, vaid võimalikult kiiresti. Ja sellepärast me alustame sellest, et kõigepealt paneme paika tootmiskava. Ehk Kätlin on alustanud läbirääkimisi võimalike tootjatega. Kui me nüüd saame kõikide tootjate pakkumised kätte, siis me teeme läbi arvutused, arutame välja toodete oma hinnad, vaatame mis hinnaga need müüki panna. Ja teine hästi oluline samm, mis me praegu teeme, on panna paika turunduse müügikava. Me peame looma Kätlini kodulehe, me peame looma Instagrami konto, vaatame üle kõik sinna kuuluvad materjalid ja siis me alustame nädala-kahe pärast aktiivset müügikampaaniat. Ja eesmärk on siis tõesti näha, kui kiiresti me suudame toote ära müüa, milline on tagasiside, kas toode sellisel kujul, sellise hinnaga, sellisele sihtgrupile sobib. Ja siis me saame teha kuskil poole pealt esimesi kokkuvõtteid. Nii et meil on üsna ambitsioonikad eesmärgid, aga miskit ei ole väga katki ja ma arvan, et praegu me ei ole veel üheski asjas tülli veel läinud. Kõik on jooksnud nii nagu peab, aga elu näitab, et need plaanid on vägevad ja plaanid on täitsa teostatavad, aga tegelikult me veel üldse ei kujuta ettegi.